Eks detsembrikuus toimub jõululaatasid üle Eesti väga palju, aga täna toimus Astangul üks väga eriline ja armas jõululaat. Siin toimub eriline kingiturg Astangul, mis toimub juba 11. korda ja siin on müügil erivajadustega inimeste poolt valmistatud käsitöö ja müüvad nii eraisikud kui ka organisatsioonid, kes neid toetavad ja aitavad. Astangul tegutseb kutserehabilitatsioonikeskus, mille töökodades valmivad nii erinevad ehted, maalid, söögid kui ka kõik muu. Me anname kutseharidust toevajadusega noortele, siin on võimalik õppida erinevatel erialadel, on see siis seotud puiduga, abikokkad, abipagarid ja ka IT-nooremspetsialist ja kaubandusabitöötajad, kes meil siin töötavad. See keskus on mõeldud inimestele, kes on erivajadusega, kes vajavad tuge, turvalisemat keskkonda mingi eluetapil. Täna olid laadal oodatud müüma oma kunsti ja käsitööd, aga ka sööki nii keskusinimesed kui teised firmad ja tugikeskused, kus tulemus valmib erivajadustega inimeste abil. Mul on omal psühholoogi taust, et ma olen Pärnu haiglas töötanud ja siis oli inimestel hästi suur mure, et nad ei leia lihtsalt tööturul kohta ja siis meie juures saavad inimesed osakoormusega töötada. Et see on nagu see põhiline, miks ma teen seda nagu. Et nad ei ole nagu oodatud, avatud tööturule ja siis ma proovin nagu omat moodi maailma päästa siis. Need valmivad läbi pühendumuse, läbi selle, et neil on olemas kõrvaljuhendaja, kes aitavad ja toetavad neid ja pakuvad vajalikku tuge. Ja nad teevad seda küll aeglasemalt, aga see tulemus on hästi kvaliteetne. Külastajaid käib tavaliselt üle 1000 ning 4-tunnise laada käigus jäid letid järjest tühjamaks. Tegemist ei olnud ju lihtsalt hobi või niisama isetegemise tulemusega, vaid juhendajate käe all valminud väga kvaliteetsete esemetega. See jõululaadaks on meil pigem spetsiaalselt valmistatud, et me ikkagi teeme allhanketöid, teeme tellimustöid, et meie tooteid saab leida ka näiteks Vabaõhumuuseumist. Igal inimesel on oluline tunnustus ja eneseteostus. Ja täna siin need inimesed, kes müüvad oma asju ja need inimesed, kes on tulnud neid asju ostma jõuludeks kingituseks, pakuvad just seda neile. Tunnustust, te olete väärt, te saate hakkama elus ja ka eneseteostust. Et inimesed tunnevad, et neil on võimalik ka järgmine aasta tulla siia müüma. Ma aasta jooksul arenen, teen veel vägevamaid asju ja nad on õnnelikud ja võib-olla ka see jõuluaeg tuleb neile rahulikum.